Tervist! Linnaviletsus, reformierakondlik linnaviletsus raiskab teie maksumaksjate raha uute tänavate, juba korras tänavate veel rohkem korda tegemise peale, et oma seltsimeeste taskusse ikka need hankerahad läheksid ja nii edasi, sest võõra rahaga võib nõrkemiseni toimetada, aga vaadake nüüd siia. Näiteks Paju tänav ja muud tänavad, mis siin ristuvad, Anne tänav ja kõnniteed on iidamast-aadamast, võib-olla nõukogude ajast ongi kruusased ja võib-olla seal mingi vana asfalt on maas olnud. Näed, seal laste juures on isegi rohtu kasvanud. Et minu arvates võiks, kui siin räägitakse jalakäijate heaolust, mis on väga oluline loomulikult, me kõik oleme ka jalakäijad liiklejatena, siis et jalakäijad ei peaks komistama ja ei peaks tolmuse tee peal käima, aukliku tee peal. Minu arust võiks selle raha, mis suunatakse uute tänavate veel uuemaks tegemisele, suunata hoopis kõnniteede korda tegemisele seal, kus tõesti need kõnniteid Tartus ei ole. Näed, see on siin Paju tänav, Anne tänav, on Kuu tänav, millest on väga palju räägitud, seal on samasugused, neid siukseid kõnniteid, kus kõnniteid tegelikult Tartus ei olegi, on väga palju. Nii et plaan B-d on vaja, plaan B on see, et mõistusega inimeste heaks. Ja vaadake, head inimesed, video lõpetuseks. Ikka mind on ka seoses valimistega, poliitiku tegevusega sõimatud, et küll ei oska ma ühistut juhtida, küll ühistu on üks väga vilets asi ja ühistu üks kõrvaltegevusi on ka ju elumajade ehitamine, et küll ei oska ma ehitada ja ehitan halvasti ja valesti. Aga vaadake, mina ei ole nõus sellega. Ühistu ja mina oleme väga palju ilusaid maju ehitanud Tartusse. Üks nendest ongi siin Paju 11, mida ma pean oma lapseks. Vaadake, kui ilus see on ja inimesed on kõik väga rahul seal.